tere! Täna ma mõtlesin, et ma jagan hoopis sellist asja, mida ma lihtsalt nii palju näen oma töös, et kui inimene tuleb, hakkab enda süsteemi uurima, saab aru, kuidas ta seal toimib, siis tihtipeale me oleme selles oma maailmas, selles omas mullis ja tegelikult me ikkagi ei saa üldse aru, et need teised inimesed seal oma maailmas, oma mullis, kõikide oma õpitud harjumuste, kogemuste, reaktsioonimustritega, nende tõekspidamised ja käitumisnormid on täiesti teistsugused. On kindlasti sarnaste käitumiskohtadega inimesi, kuid on väga palju inimesi, kes on väga erinevad. Sest see, kus ma olen kasvanud, sealt ma olen saanud kaasa oma pagasi ja tõekspidamised, harjumused, reaktsioonid, mustrid ja need juhivad mind igapäevaselt. Ja kõige keerulisemad asjad on see, et need, kui me oleme oma tõekspidamistes totaalselt teistsugused kui need inimesed, kes meiega kohtuvad. Eriti tuleb see välja muidugi paari suhtes. Kui seal on need tõekspidamised väga erinevad, siis on väga keeruline kahel inimesel hakata neid tõekspidamisi ehk oma tõde. Miks tuleb konflikt? Sellepärast, et kahel osapoolel on oma tõde ja selle oma tõe kehtestamine tähendab alati väga head läbirääkimisoskust või võitlust. Ja siis meil on valik, mida me siis teeme. Nii et see oma tõe teisele inimesele selgitamine on väga keeruline koht. Ja veel keerulisem on koht see, et näha, et teise inimese tõde on võib-olla totaalselt teine. Ja sellega siis lõpuks leppida, et temal ongi teine tõde. Ja vot see on väljakutse koht, see on kõikide suhete üks keerulisemaid kohti, sellepärast, et me ajame taga oma tõde. Ja sa võid praegu siin kaasa mõelda, mis on sinul olnud need konfliktide põhjused ja kas sa siis põhjendad ja selgitad teisele poolele, kui ta on selline empaatiline arusaaja inimene, siis ta võib sinust võib-olla isegi aru saada. Kui ta on väga jäikade raamidega, see tuleb ka kuskilt tema süsteemi, siis tegelikult ta ei pruugi üldsegi aru saada, mida sa räägid. Nii et ma soovin hästi sellist laia vaadet ja ikka oma süsteemi uurimist ja loomulikult ka teiste süsteemide jälgimist ja vaatlust. Nii et soovin sulle mõnusat päeva ja ikka juhendust sinu endani.